No tere, teeme teile täna siis Tammetõru 30 majast väikse videotuuri, et hetkel olen siin maja ees ja lähme vaatame sisse, millega tegu on. Et esimene asi, mis me siin märkame, on see, et meil on siin suhteliselt korralik lippaed, et mida ilmselt ei ole vaja vahetada. Etteruttavalt ütlen ka niimoodi, et see maja on renoveerimist vajav ja nii-öelda hea projektikas. Aga enne kui lähme sisse, vaatame siis maja väljaspoolt. Tegu on kivimajaga, mis on siis väljaspoolt krohvitud, et aia või krundi suuruseks on meil 600 ruutmeetrit. Ja kuigi see maja tundub siit päris kõrge, tegelikult on meil siin all täiskelder, mis siis võimaldab erinevaid ruumipaigutusi uutel omanikel. Ja meil on siis esimene korrus nii-öelda ja veel üks poolkorrus. Praegu päike paistab vist otse kaamerasse, hästi pole näha, aga siin on meil selline amortiseerunud kasvuhoone, lisaks ka vana abihoone, mis on siis eeldatavasti vaja mõlemad lammutada või korda teha. Maja tagune näeb välja siis selline. Suureks plussiks on see, et siin on selline hästi suur rõdu. Mõnus, praegu on meil õhtupäike, et õhtupäike paistab siis maja taha. Ja siin rõdu all, kas teha panipaik, midagi hoida, mis iganes. Eks igaüks peab ise vaatama. Keldriaknad on siin kõik vahetamata, nagu näha, aga elukorruste aknad on vahetatud, et igal pool on kahekordne plastikpakett aknad. Lisaks on siin ka erinevaid puid, marjapõõseid ja mis iganes, et siin krunti kaunistab ka siuke suur ilus mänd, ütleks vist või. Aga vaatame siis sisse. Et sissepääs on siit uksest. Ja nagu ma mainisin, meil on kõrge esimene või kõrge kelder, et esmalt lähmegi vaatame siis eluruume. Siit tuleb trepist üles minna. Ja esmalt me jõuame sellise suhteliselt suurde koridori, et siin, kus need punased torud on veetud, see oli planeeritud siis vannituba, mida kunagi valmis ei saadud, et uutel omanikel endal siis variant teha, mis nad soovivad. Et aga võib-olla kõigepealt lähme vaatame vasakule, kust me jõuame kööki. Kööki on võimalik ka muuta siis ümber elutoaks, et siin nagu ruumi on, lastetuba, kontor, mis iganes. Ja siin on veel selline tehnoruum. Mis mulle enda kõige rohkem siin meeldib, on see, et siin elutoas on metsikult palju ruumi. Et tegelikult planeeringu pealt on see sein, kus ma siin näpuga näitan, see ava, oli tegelikult mõeldud eraldi ruumina, aga praegu ta on siis selline suur avatud elutuba. Lisaks on ka siin siis kamin ja samuti, nagu näha, on siin ka soojamüür, et nende seisukordasid ma ausalt öeldes ei tea ja ei oska seda praegu kommenteerida, aga eeldatavasti see kamin tundub olevat, vähemalt visuaalse vaatusel, kui vaatasime seda, tundus olevat pigem korralik. Ja näitame seda elutuba siis teistpidi ka. Vaat selline ta siis välja näeb. Mis veel küttesüsteemi kohta siin me jõuame, et siin on osad radiaatorid vahetamata, osad vahetatud. No pigem kogu küttesüsteem on vaja ikkagi välja vahetada. Ja siit trepist alla minnes jõuamegi siis koridori tagasi, kus me ennem olime. Siin on täitsa funktsionaalne WC. Ja siin siis kas võib-olla tulevane nagu master bedroom, mis iganes mõelda, et siin on nagu variante päris palju, mida teha, et iseenesest saab ka teha köögi tuua võib-olla siia tuppa, kuhu me kohe lähme. Et siin on tõesti vaja inimesel täpselt enda käe järgi teha nii, nagu tahab, et siin on sellised päris palju kapipinda, suht sügavad kapid. See tuba iseenesest pole ka nagu väike. Vot selline ta välja näeb meil ja me vaatame ka siis rõdule. Selle toa koha pealt ka, et võib-olla tasub kuhugi siia vannituba teha, mingid seinad kinni panna, midagi avada. Et jällegi, ütlen 10 korda sama asja, et uus omanik peab ise vaatama. Aga siin rõdu siis. Et nagu väljast näha oli rõdu vaatega maja taha. Suurus on tal kuskil äkki 7 ruutmeetrit, 8. Ei ole täpselt üle mõõtnud. Aga selline ta välja näeb, jah. Mis on hea, on see, et siin on katus tegelikult korralik, et siin on korralik plekkkatus.
et seda vist esmajärjekorras pole vaja vahetada. Aga jällegi päeva lõpuks tasub kõik üle kontrollida, et meil väga-väga täpne info nende asjade kohta on tegelikult puudu. Aga vaatame siis ka keldrisse lõpetuseks. Ja veel üks pluss, mida ma saan välja tuua, et siit on näha, et meil tegelikult minu meelest enamik elektrijuhtmistikku on vahetatud, nagu näha. Ja siin on isegi täitsa korralik kilp olemas. Et mingid tööd siin on juba tehtud, aga kindlasti on veel päris palju teha. Enne kui vaatame neid pimedamaid keldriruume, siis meil on siin veel üks sahvriruum, kus ennem oli hulganisti moosipurke ja muid asju. Aga pigem väga praktiline asi, et jällegi, et mõttekoht, et kas siia võib-olla tuua riietusruum, mingid kapid, mis iganes. Aga kindlasti üheks suureks plussiks on siin maja puhul ka garaaž, mis on vana maja kohta tegelikult väga suur. Et kui ma siin ruutmeetrit vaatasin, kas ta võis olla kuskil 30 ruutu äkki või natuke vähem. Eksin ja peab vaatama plaani pealt, aga ta on pigem ikka suur, kuhu mahub ka tänapäeval auto sisse. Ja lisaks on meil ka siin kanal, kes tahab midagi remonti või mis iganes, lihtsalt asju panna, et siuke võimalus on ka olemas. Kõik laed on, nagu näete, on meil siin raudbetoon vahelaed esimese keldrikorruse ja esimese korruse vahel. Ja nüüd vaatame siis keldriruume. Ega siin suures pildis väga palju midagi näidata pole. Tähtis on see, et meil lihtsalt on täis kelder. Siin oli neil minu meelest vana kütte hoiustamisruum. Siin on veesõlmed kõik asjad. Et ise olen niisuguse maja renoveerimise juures kunagi olnud, et miks ma mainisin seda täiskeldrit oli see, et siit lagedest annab tuua siis erinevaid veesõlmesi. Ja siin siis veel üks keldriruum, mida ilmselt on kasutatud, vaatan laudade järgi äkki tööruumiks, isegi see on vist vana kartuli hoidik siin. Ja selline ta välja näeb. Küttesüsteemi siin praegu pole. See pellet viiakse siis kohe minema ja ma ei ole kindel, kas see oli funktsionaalne. Aga siin on siis pesuruum, mida eelmised omanikud kasutasid. Siin on lõpetamata saun. Hästi vist näha pole. Ja siin siis selline dušinurk, et need valmidused on kõik tegelikult siin olemas. Vot selline see videotuur meil kokkuvõttes sai. Et loodan, et saite hea informatiivse ülevaate. Ja kui teil on küsimusi, soove tulla maja vaatama, mis iganes, siis olge hea. Võtke minuga ühendust. Et maja on sissekolimiseks või mitte sissekolimiseks, vaid ütleme niimoodi, et võtmed on kätte kohe notarissis. Et nagu näete, siin keegi praegu ei ela. Ja selline ta sai, et kui see maja võiks teile sobida, siis olge hea, võtke ühendust. Aitäh vaatamast!